Pesaleidja kassitoas valitseb suur rahu ja vaikus. Teatavasti magab kass ööpäevas 16 või isegi 20 tundi ja nii vaatab igast pesaaknast välja 1 või 2 unist nägu. Ja uskumatu, siin toas on kiisusid lausa 44. Ainult kõige värskem elanik Märjamaa tänavalt leitud Silas kargab lõbusalt ringi. Tema on kassitoa staar. Tundub, et ta on nagu päris julge, et siis ta võib-olla on siiski kodukass olnud. Ja, täitsa võimalik jah, et paljudel kassidel kahjuks on selline saatus, et paljud on üles kasvanud oma soojas armastavas kodus, kuid tänaseks on nad siis mingide elukeerdkäikude tõttu saabunud siis pesaleidja hoole alla. Aga ma vaatan, et nad siiski lepivad üksteisega päris hästi, et mingid riidu ei paista. Ei, kassid on väga rahumeelsed ja väga paljud on siin saanud suurteks sõpradeks. Näiteks meil on 2 väga erilist kiisut, kes ongi ennast pesaleidjas just leidnud, et meil on Volli, hall kass, kes on seal üleval, ja Gitana on tumemust ja väga ilusate silmadega. Gitana on 2-aastane, Volli on 16-aastane vana härra ja ta ongi endale siin pesaleidjas saanud hüüdnime, et on pesaleidja kassitoa vanaisa. Kuna nemad 2 on nii suured sõbrad, otsitakse kodu, kuhu nad saaksid minna koos. Imeilus Gitana oleks juba mitu korda omale kodu leidnud, kuid sõber Volliga koos ei ole tahetud võtta. Aga nüüd vaataks neid kasse, kes on seal üleval, et kuidas nad sinna saavad? Mööda seina. Osad kassid, kes seal käivad, kasutavad üleseminekuks aknalauabi ja ka minnakse ka üles mööda seina. Et kui on ikkagi soov sinna üles pikutama minna, siis leitakse selleks ka võimalus. Tegelikult on pesaleidjas praegu kokku 59 kassi. Neist 5 on Tartu vangla kassitoas, kus kinnipeetavad saavad nende eest hoolitseda ja mõned kassid on pärast majja toomist veel karantiinitoas või ravitoas. Kui kaua pesaleidja üldse tegutsenud on? Sellel suvel tähistas pesaleidja enda 16. sünnipäeva. Kogu selle aja jooksul on pesaleidja aidanud koju üle 6400 looma. Sellel aastal 198 kassi ja 3 koera. Ja sellel aastal ainuüksi on pesaleidjasse juurde tulnud 115 looma. Koeri siiski kassituppa ei tooda, nemad ootavad oma päris kodu Allsaare kortehotellis. Aga eeltoodu näitab rõõmustavalt, et tänavu on siit kodu leidnud rohkem loomi kui pesaleidjasse toodud. Millised nõuded teil on kassi soovijale? Me kindlasti väga hoolikalt ennem tutvume inimeste ankeetidega, milliseid tingimusi on neil võimalik pakkuda, kui palju aega nad panustavad, milline nende nägemus on üleüldiselt loomapidamisest ja kas nendel on see valmisolek tegelemaks ka probleemidega, mis võivad looma võtmisega paratamatult esineda. Ja ei ole nii, et soovitakse vaid noori kasse. Vanemad ja rahulikumad inimesed võtaksid ka vanema ja rahuliku kassi. Tahavadki pakkuda heast tahtes sooja kodu, kus nad saavad enda vanaduspõlve veeta, ise rahulikumad inimesed ja otsivadki nii-öelda sõpra, kellega koos aega vetta. Ja kindlasti tuleks enne lemmiku võtmist temaga kassitoas tutvuda, et kodus ei tekiks üllatusi. Pesaleidja on Eesti suurim vabatahtlike poolt juhitav kodutute loomade varjupaik, mis tegutseb tänu annetustele ja loovutustasudele. Üks praegu tühi valge sein täidetakse varsti suurannetajate logodega. Iga annetus on väga-väga oluline ja tänuväärne, aga praegu just me toome esile firmasid, kuna nendelt tuleb ka väga palju tuge suurte koguste näol, näiteks esemete mõttes toidud, liivad. Näiteks Graanuli Invest annab iga kuu 1600 kilogrammi pelleteid, mida kasutatakse kassiliiva asemel. See katab kogu vajaduse. Kraapimispuu ja pesadesein on eraannetused. Saab hakata ka vaderiks, see tähendab tasuda mõne looma ülalpidamisraha. Kassitoa eesruumis on taaskasutuspood, mille tulu läheb kodutute loomade eest hoolitsemisele. Siia on annetanud ka näiteks Ženia Foki. Nüüd jõulude eel, kui on heategude aeg, on rohkem inimesi jõudnud ka kassituba külastama ja annetusi tegema. Ootame enda hulka alati vabatahtlikke, kes soovivad meid aidata ja ootame hoiukodusid, kuna kahjuks väga paljud kiisud erinevatel põhjustel ei saa siin kassitoas viibida. Kas siis on tervislikud põhjused, kas on mingid iseloomuomadused, mis tähendab, et nad soovivad olla rohkem omaette. Vabatahtlikuks või niisama kiisudega tutvumiseks ja mängimiseks tulla soovijatel tuleb täita Pesaleidja kodulehel asuv ankeet.